No tere jälle. Eile olin siin, grillisin ja tegin siin toiduvideot, kokavideot, aga täna tuli mul siin külas üks tore noormees tuli rääkima, et noh, juttu niisama ajama. Ja ütles, et Kopra tamm pidi olema kuskil jõe peal. Ma ehmatasin jälle ära. Hakkab jälle see Kopra sõda pihta. Kopra sõda, mis on kestnud juba, ma ei tea, 20 aastat võib-olla. Hakkab jälle see jama pihta. Ma olen nüüd vaatama ja uurima, kas on mingid tammid ees kuskil oja peal või mitte. Sest need puudutavad otseselt mind ka, need tammid, kui need seal ees on. Vaatame siis ja loodame, et ei ole. Loodame parimat, nii-öelda. No, jõudsin siia enda ojali, mis on ka minu maapiir. Põdrakärbsed on mega palju. On elukad. On elukad. Ja siin on õnneks puhas. Et ei ole siin õnneks Kopra tammi. Ma vaatan pärast võib-olla teisele poole ka. Vaatan korra siia. Ja see Kopra sõda on kestnud väga kaua aega. See on nagu, ma ei tea, Jaapani-Vene sõda või mis iganes sõda kestab, ma ei tea, mitusada aastat. Meil on kestnud see mitukümmend aastat siin. Nüüd paar aastat on nagu rahu majas olnud minu meelest. No, vaata, see on looduslik ojapõhi kusjuures veel. Nüüd see ojapõhi ei ole inimtekkeline siin. Ei tea, 100 000 aastaid võib-olla on siit vesi välja voolanud siia sinnapoole siis nii-öelda. Ma arvan, et ma olen kuskil, kas ma olen oma metsa piiril või? Aha, siin on üks korjus kusjuures. Vaesekene on siia ära uppunud. On väike kährik. No võt, juhtub ka selliseid asju. Loodus võtab oma. Loodus võtab oma. Ei tea, mis temal siin juhtus. Ta ei ole siin väga kaua olnud, et ei haise üldse. Ei haise. Aga ju siis see loodusseadus nii on, et osad surevad, osad elavad. See, kes sureb, see süüakse ära. Ja nii see eluringkäik meil käibki. Söömine, joomine ja magamine. Ja siis keppimine. No vot nii, kährik jah. Ma jätan selle kähriku siia ja mul temaga siin midagi muud ei ole teha. Aga õnneks ei ole Kopra tammi. Õnneks ei ole Kopra tammi siin ees ja kui ma nüüd vee järgi vaatan, siis vesi on küllaltki selge ka, nii et kui Kobras oleks siin nagu toimetamas, siis oleks vesi olnud sogane. Sogane vesi on vaata niimoodi. Kui Kobras on sees, siis üldiselt vesi on selline, nagu praegu, kui ma tulin, siis ma näitan nüüd alla. Selline hägune oleks vesi
kui kobras elaks siin sees, sihuke kollane, kollakas või pruunakas. aga võtta, siin on selge. Siinpool. Et toimetamist ei ole siin praegu. Võimalik, et siis on kobras ikkagi siit kadunud praegu seast. Siin on näha, näiteks siin on näha, et keegi on siit alla tulnud, loomade rada mingisugune. Jookseb siit ülevalt. Ma arvan, et ma olen enda maast, oma metsapiirist juba omajagu kaugel. Et ma ei hakka edasi minema, sest ma ei viitsi tõesti ronida. Kui see tamm kuskil võib olla, siis ta võib olla seal pigem seal lääne pool. Lähme aga siis tagasi, surnud kopp sellest kährikust mööda. Ajan juba segamini. Kährik on normaalne veel, aga kobras on tõeline rott ja no ma ei tea. Mulle ei meeldi närilised, mulle ei meeldi hiired, rotid, mulle ei meeldi need elukad tõesti. Absoluutselt ei meeldi. Minu pärast neid ei peaks üldse olema. Aga kährikust on loomulikult kahju, jah, siin ta on. Ta oleks nagu üsna üleeile siin. Midagi on temaga juhtunud siin, ma ei oska öelda. Vaesekene. Las tema puhkab siia ja siis küll linnud ta üles leiavad või mõned muud loomad, kes ta ära söövad. Kummik laseb vett sisse. See ei ole mugav tunne kusjuures. Ja tuleb, ma ei teadnudki, et see kummik vett sisse laseb mul, aga jalg läks märjaks. Tuleb osta uus kummik. Mitte üks kummik, vaid 2 kummikut. Vaatame siis sinna, siis kuidas ma ütlen nüüdki, ida poole. Okei. Vaatame sinna. Vägevad mustad lepad kasvavad. Nendest saaks head küttematerjali siin oja ääres täpselt. Täpselt ma veel ei tea, mis teen ma selle äärega siin. Mingid plaanid on. Kindlasti selline roheline, nagu ma olen, lageraiet ma ei tee siia. Aga mingil määral peab lõikama ka. No on elukad, need põdrakärbsed, no need on mega nagu. Kõik kohad on täis. No nii, läheme vaatame edasi natuke. See on kõik looduslik põhi sellel ojal. 1000 aastat vana. Võib-olla 500 aastat, kust mina tean. Ma lihtsalt pakun numbrit. Seal oli vanasti sild siit
20 meetrit edasi. Siin on olnud sild jah, no ikka ma arvan, et see sild selle koha peal on olnud sadu aastaid ja nüüd viimased 20-30 aastat tagasi oli see, kui see sild viimati siin oli, järgi on ainult need kivid siin, et kohati kui oja ära kuivab siin suvel üldse täielikult, siis on siin kivid üleni, aga kui vett on palju, siis need kivid on kõik vee all ja siin võib olla isegi kuni meetri jagu vett. Nende kivide peal olen mina siin ennast pestnud ja juba lapsepõlvest saadik. Need on siin ojas olnud. Vaata. Vana ürgne ojasäng jookseb. Siin on selle veepinna ja maapinna kõrgus no juba 2 meetrit. Väike takistus on siin ees, nüüd ma pean ronin alt läbi. Alt ja ülevalt. Alt ja ülevalt. Õnneks on juhtunud see asi, et kopred ei ela siin ojas praegu vähemalt. Siin, mis piirneb minu piiriga ja minu maaga. Mul on selle üle väga hea meel. Nii. Kunagi hästi ammu oli siin nurgas minu vanaemal kasvuhoone. Või tähendab, ei olnudki mitte kasvuhoone, vaid tal oli põllulaps siin. Selles oja käärus, kus ma praegu just olen. Jah, sama koht. No vaat, tead, mis asi see on või? Panen käe juurde. See on väike karu kakajunn. No vot siis seda kohta me juba teame, ma arvan. Igal pool on põdrakärbsed, no absoluutselt igal pool. No vaata, kus tegelane on visanud pikkust. Kevadel panin leise siia ja nüüd ta on juba visanud kõvasti pikkust. Ma ei oskagi öelda, mis ta on, 80 senti praegu. Et selle ajaga, väikse ajaga. Ma loodan jah, et nad sinna püsima jäävad siia. Ei tea, kas peaks kaitsma kuidagi moodi kitsede eest või jäneste eest. No ma loodan tegelikult, et nad siin
igalt puud nüüd eraldi närima ei hakka, kuna siin on nii palju puid, et saavad igalt poolt mujalt süüa. Vaatab seda asja edaspidi. Aga no ilus jah. Praegu hakkan mõtlema, et oleks võinud osta rohkem isegi neid taimesid siia. Võib-olla isegi 10-20 taime, et siis oleks selline huvitav pargi moodi siia põhja poole mulle jäänud. Aga ma saan seda alati teha, nii et pole hullu. Saan seda asja parandada.